Ja kui sa analüüsid Gazi lugu, siis saad aru, kui palju see meenutab Eddie lugu sarjast Stranger Things. Gaz oli väga kõrgetasemeline sõdalane, armastatud, karismaatiline ja praktiliselt unustamatu. Ta oli suurim kangelane, keda Vecna võis kohata ja nähes tema oskusi, jõudu ja kohalolekut teadis ta, et peab temast tegema oma parema käe. Vecna lõi talle isegi ülivõimsa mõõga, Gazi mõõga, teadliku ja ohtliku relva, mis võis pöörduda igaühe vastu. Ja nii ka juhtus. Aja jooksul hakkas mõõk Gazile sosistama, et Vecnal pole teda enam vaja, et tema on parem ja et ühel päeval visatakse ta kõrvale. Gaz langes selle manipulatsiooni ohvriks. Ta sisenes Vecna kuningriiki, lõikas tal käe maha ja rebis silma välja. Ja nii algas üks kõige eepilisemaid lahinguid kogu loostikus. Mõlemad kadusid tasandilt, kus nad olid. Ja mõni aeg hiljem naasis Gaz vampiirsõdalaseks muutununa. Üks kõige võimsamaid olendeid üldse. Nagu te märkate, on palju asju, mis seostuvad Eddie taustalooga sarjas Stranger Things. Eddie oli tõeline professionaal Dungeons & Dragonsis. Hawkinsis oli ta üks võimsamaid sõdalasi. Ta oli alati karismaatiline ja kõigi poolt armastatud ja ta oli nii vapper, et ohverdas end, et meelitada tagurpidi maailma nahkhiired enda peale. Ta andis oma elu teiste eest, mis tegi temast paljude jaoks kangelase. Ja uskuge mind, Vecna sai sellest aru. Ta leidis sõdalase, kes oli nii ustav, et andis isegi oma elu. Ja siit tulebki teooria, miks ta naaseb 5. hooajal. Eddie tuleb tõesti tagasi, kuid Vecna tumeda tšempionina.